meie neljanda matši puurikohtunikuks on ja Marek meie Soo. neljas fight, teine MMA fight tänasel kaardil siis. Nagu ikka, Pärnu oma poiss, Randel Uibo esindab Invictat, 26 aastane, 171 sentimeetrit, 8 võitu, 4 kaotust, tema vastane Juuso Renfors, soomlane, 22 aastane, 181 sentimeetrit, 16 võitu ja 11 kaotust. Kogemust Juusol natuke rohkem kui Randelil. Mehed tegelikult pidid kohtuma juba omavahel eelmisel rajul septembrikuus. Mõlemad võitsid poolfinaali ja finaali läinud sellepärast Juuso, et ta sai vigastada poolfinaalis. Ninal oli katt või mis täpselt oli seal ja siis Randel läks finaali edasi ja võitis siis poolfinaali vastast Aleksander Kaninit lõpetusega. Tagantkäigistus oli minu meelest. Nii et nüüd on siis mitteametlik raju finaal meil. Randel väga hästi kohe pressingu peale pannud Juusole. Juuso pigem tagajala peale võitleb. On näha natuke pikkuse eelist Juuso poolt, aga Randel praegu väga hästi suudab lähedale minna ja võtta see ära. Randel palju oma püstivõitlusega tegelenud ja on päris hea arengus, nad isegi temaga mitu korda trennid väga palju ja on näha, et tal on väga hea püstivõitluse areng olnud. Ja hea põlv Juuso poolt. Pärnu praegu 3-0, suudavad 4-0 minna. Ja haak Randeli poolt. Siiani me veel maadus pole näinud, näeme nüüd vaadake rohkem püstivõitlust, Ukule meeldib ka kindlasti see rohkem. No võt jah, jumal tänatud. Lõpuks on fighti ka. Just. Ja tabas! Ilus ülekäe löök. Ilus ülekäe. Randel praegu väga süke hea lõtv otsib. Hea fookus. Kindlasti kodupubliku ees. Natuke närvi üleval. Tahad näidata väga head taset. Aga ei tohi üle sabistada siin. Pea liikumine väga hea, ütleme niimoodi Randelil. Väga Randel praegu üldse väga hea flowga, väga lõtv, väga otsiv. Väga ilus vaadata praegu. Juuso pigem on natuke nagu kohkunud kuidagi, kas Randelil pressingus või ei leia väga. Aga nüüd jälle tabas jälle haagiga Randel. Ja kohe maadus ja saab maha Juuso. Saame näha ka Randeli tugevad maadust ja lukumaadust sealt. Käsi on sealt sees, aga Juuso otsib armbaari, kas saab armbaari? Armbaar on peal. Kas ja Randel sai välja ilusti, pääses ära praegu. Korra juba tundus täitsa pingul olevat see. Aga väga hea kontroll Randeli poolt. Otsib jälle armbaari Juuso. Ja see on, ei ole, seal on kõik hästi, Korralik esimene round meil. Ja teine round siis, seal armbaari kohas, jah, Randelil oli korra täiesti sükem. Võib-olla kerge paanika, sirutas oma käe liialt sirgu korra, aga suutis ära klaarida selle olukorra, et armbaaris just eriti tuleb stackida sisse, suruda vastane kokku ja mitte lasta tal puusi sirutada, et see armbaar peale läheks, siis armbaar tekib siis käe üle sirutusega, sirge käe lukk on armbaar. Jälle tagasi mehed distantsil, nagu ikka iga fight algab püsti. Ütlesin ka enne, kes ühineb meiega alles praegu, siis mina olen Maicel Astur ja minu kõrval Eesti kõige tugevam löögiga mees Uku Jürjendal, The Thunder, kes tegi eduka boksi debüüdi meil nädalaga tagasi. Parandan sinu seda fighteri nime, tegelikult on Estonian Thunder, aga laul oli Thunder. Aga siin vahepeal juba läheb siukseks mürgliks, mehed on vahepeal selja peal ja high kickid lendavad ja kõik lendavad. Just, vasak high kick tuli ilusti, Randel lõi sealt vahepeal. Randel väga hästi kontrollib seal püsti võitlust, et Juuso pigem on see kontreeriv fighter siin. Ui. Overhandid. Ja low kick. Vähe oleme kalpkikke läinud, mis on väga populaarsed. Oi, kui ilus maha viimine. Overhand mööda, parema jala konksuga ilusti maha. Selle takedowniga. Oi, ja kohe saab backi kätte sealt.
läheb otsima tagant kägistus, käsi lõua all, Juuso praegu kaitseb väga hästi seda kätt sealt. Aga ilusti, väga stiilselt võttis Randel selle selja sealt. Ja külje peale õige otsus. Kui saaks käe vabaks, saaks anda matsu teisele poole. Ja kodupublik muidugi tuleb Randelile kaasa. Ja põlv kehasse, väga ilus, vähe näeme seda, aga toimib perfektselt, väga-väga hea see on. Ja hästi sipleb välja siit praegu Soome võitleja. Juuso tegi õige otsuse sealt. Randel peab leidma oma... Ja jälle põlv läbi, need on teravad, need põlved on teravad sealt. Tasavägine heitlus, et huvitav vaadata täitsa. Täitsa finaali vääriline lahing meil on täna. Ei ole ikka ühepoolne. Ei, väga hästi. Ja näeme väga nagu mitmekülgsed lahingut. Me näeme püstivõttes, me näeme maas, me näeme lukkude otsimist, ground and bound'i natuke maast, näeme kõike. Ja jälle, Randel läheb maadlema, kas Juuso? Perfektne kaitse sealt, Juuso oli ka korra põlve koht, mõtles sealt, aga lasi lahti. Kas Randel hakkab väsima? Kas Randel hakkab natuke väsima? Randel on väsinud, väga sügav hingetõmme, tal oli 23 sekki, peab veel vastu pidama selle raundi lõpuni. On ta muidugi 2 tummist raundi teinud ka juba. Sa arvad selle kaalu poisid väsivad ära ka või? Jah, nagu näeme, Randel natuke on väsinud, praegu tundub. Natuke on väsinud. Oi, mis asi see oli? Kas Randel peab vastu selle raundi? Peab ära. Ja viimane 3-2-1. Peab vastu. Ja pidas vastu ära. Vaat oleks kickboks olnud, oleks hakanud lugema. Ja oleks raund lukus ka olnud kohe 10-8. Just nii. Kuidas on sinu jaoks hea või mis ta näed? Kas see hea vorm aitab paremini taastuda? Kas sa teed maas omad sekundid, et taastuda ära? Kuidas sina näed kõige paremat taastumist? No ikka tuleb põlve, ütleme, kui see knockdown on, siis ikkagi hoia seda põlve maas nii kaua, kuni ta loeb sul sinna pooled numbrid ära ja siis alles tõuse, et anna natukene ikka aega. Et ei kiirusta ja? Ei ole mõtet üldse kiirustada, olen ise seda viga korduvalt teinud ja see on maksnud ka mulle kaotuse. Ja siin praegu Randel läks shootima, kahjuks Juuso kaitses selle ära ja lõpetas hoopis peal, nii et sai kontrollis. Randel peab olema tark, mitte tegema mingit rumalust, kui jätab käed ripake või sirutab liiga palju välja. Praegu kõik on okei veel, need löögid, mis läbi tulevad, ei ole nii tugevad. Aga see all siuke sippemine, see ikka kurnab vist eriti. Kurnab, aga jällegi tuleb olla tark, et selle mõttes praegus olukorras nagu ongi. Mõlemad mehed ootavad oma hetke, Juuso hoiab, Randel hoiab, et seal pole mõtet nagu üle rapsida, kui vasta hoiab ikkagi väga tugevalt kinni, siis tuleb lihtsalt targalt. Parem on targalt seista, kui lollit joosta öeldakse ikka. Et ma arvan, see kehtib ka maasvõitlus väga palju, ise olen seda ajaga õppinud praegu. Ja nüüd Juuso läheb, kas saab konksu sisse, Randel lükkas konksu ära, väga õige liikumine. Saab püsti, üks konks on sees, Juusol aga võib natuke ennatlikult külje peale hüppama Randel. Ja nüüd on mõlemad konksud põhimõtteliselt sees. Ja kägistus on peal ja see on läbi. Ja see on läbi. See on läbi. Kahjuks. Läheb ka nii. Juuso võitis 3. raundi tagant kägistusega. Tagant kägistusega sinine nurk Juuso Renfors!